Tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas ehitada endale jonnipunni. Katre ja Karl, ehitage jonnipunn, mis tõuseks igast asendist püsti. Võistlejad peavad oma jonnipunnile lisama 2 silma, mis peavad alati tõusma üle 28 sentimeetri. Jonnipunni ehitamiseks on võistlejatele antud väga palju erinevaid materjale, aga oluline on siin need erinevad raskused, tinakuulid, seibid, mutrid. Kui neid kasutada, saab teha just sellise jonnipunni, mis ennast püsti keerab. Jonnipunni juures on tarvis mõista, kus asub jonnipunni massikese ning disainida oma jonnipunn seesuguselt, et massi keskmel oleks alati võimalik liikuda kõige madalamasse asendisse. Just see positsioon peabki vastama olukorrale, kus jonnipunn seisab püsti. See tähendab seda, et eduka jonnipunni disainimiseks on vaja vältida jonnipunne, millel on rohkem kui üks tasakaaluasend, ehk mida saab panna mitmesse erinevasse asendisse, kus jonnipunnile mõjuvate jõudude ning jõumomentide summa on võrdne nulliga. Selleks, et massikeset endale soovitud suunas liigutada, on kasulik valida võimalikult kerged materjalid. Näiteks seesama vahtplastist pall siin. Praegu asub selle palli massikese palli keskel. Kuid selleks, et massikeset liigutada, saame siia lisada raskusi. Näiteks võime palli sisse panna mõne seibi, mutri või poldi. Kui paneme selle poldi palli sisse, siis muutub see pool pallist raskemaks. Kindluse mõttes võime siia lisada veel teisegi poldi. Nüüd on selle palli põhjas 2 polti ning kui proovin ta oma käe peale viltu panna, siis tahavad need poldid alati alumisse asendisse liikuda. Ja see ongi asend, kus peab meie jonnipunn olema püsti. Nii et selleks, et ta ulataks ka kõrgele vaadata, paneme talle hästi pika kaela ja pisikese pea. Ning kui nüüd ta laua peale asetame, siis tahab ta igast asendist püsti tõusta. Massi lisamisel on oluline, et lisatud mass oleks fikseeritud. See tähendab seda, et mass ei tohi saada keha sees ringi liikuda. Näiteks liiv õhupalli sees saab liikuda sinna, kus ta parasjagu tahab. Selliselt tekib olukord, kus keha ei pea muutma oma asendit, et massikese saaks liikuda kõige madalamasse võimalikku positsiooni, vaid see mass ise liigub kohe kõige madalamasse võimalikku positsiooni, ilma et keha peaks ennast pöörama. Otsi nüüd ka kodust oma lemmik jonnipunni komponendid. Joonista oma jonnipunnile silmad. Leia loovaid viise jonnipunni massikeskme liigutamiseks ning oledki teinud valmis enda isikliku jonnipunni.